Jou rahvas, siin Ralf, tere tulemast vlogi number 4. Fortnite sai just kõige haigema update'i üldse. Te peate mulle lubama, et te smashite seda like buttonit, sest et see, mis ma teile kohe näitan, see on mental, see on täiesti ebareaalne. 3, 2, 1. This new chapter is crazy, yo. Ma ei julge isegi siia äärde minna. Ma kardan räigelt kõrgust. Kui kõrgel me oleme. See on heavy, me oleme nii väiksed, nii tibatillukesed siin maailmas. See on crazy. Kus kohas? Kui H-täht on keskel, siis jah, aga kus kohas sa näed? Ma olen siukest vaadet reaalselt ainult GTA-s näinud, ma ei tee nalja, enam-vähem siukest vaadet, see on heavy. Aga teeme siis ära eelmise korra shoutouti eelmist videost, eelmisest reisivlogist, meeldis mul kõige rohkem see kommentaar, shoutout sulle. Ja kui sul on soovi järgmis videos shoutouti saada, siis kommenteeri siia video alla midagi lahedalt. Ma valin oma lemmiku kommentaari välja ning sul on võimalus shoutouti saada. Lämme. Meil majutaja soovitas meile ühte baari siin Kastelmoonias, kus me oleme siin mäe otsas. Selle nimi on Turiisi, baar Turiisi. Vaadake nüüd seda. Wild. Prada. Ma ei tea, kas ma saan, ma peame kõik ära blurrima vist. Ma ei tohi seda maiki kukutada. Ma ei suuda uskuda, et me oleme kuskil mäetipus restoranis. Toiduhinnad, ütleme nii, et on jumala normaalsed. Arvestades, et me oleme kuskil full turistikas. Ma loodan lihtsalt, et see ei ole nii suur L, nagu eelmine kord oli, kus oli makaronid hakklihaga. Ma olen räige kõrguse kartja. Ma ütlen täiesti ausalt. Mulle ei meeldi kõrgus. Lennukis on lamp, aga nagu mingi torni otsas või kuskil, kus sa näed niimoodi üle ääre. Kõhe tunne on sees, ütleme nii. Damn! Okei, purks, suht nice, ma ei ole liha veel saanud. Nagu jäme pihv on siin vahel. Õlle tuli vist õige ikka. Jep, sama mis eile. Ketli kokteil ongi täpselt see, mis ta kirjeldas, et on väiksem ja tõenäoliselt natuke kangem kui see suur, mis oleks olnud nagu long drink. Väga huvitav, okei. Ja meile tulid pitsid ka. Limoncellot, väga huvitavad pitsid. Minu esimene limoncello, ma ei ole kunagi kohal. Väga head limoncellot saanud, nii et mul on väga kõrge lootus. Meie tervitus. Sipid, jah. Ma võtsin kõik kohe ikka. Seda oli nime. Wow! Limoncello on väga hea. See on üks kangemaid kindla peale. Kangemaid või? Wow! See oli väga hea. 64 euri läks. But it's fine. See oli üks kallimaid sööke, aga üks lahedamaid kogemusi nii öelda. Nüüd me kõnnime kuskile sinna alla, mis on crazy. Ma mõtlesin, et me võiks ikka bussiga minna, aga samas jalutuskäik kõlab hästi peale sööki. Toit oli mega maitsev ja see vaade on siin fantastiline. Mõtle, kui sa elad päriselt siukses kohas. Ja seal kuskil taga, seal ongi jah, seal on Etna, ehk siis Sitsiilia vulkaan. Kõht on nii täis. Lämme. Oh shit. Ronisime siia kuskile. Mis selle nimi oli? Castello või? Mäe otsa. Vahi neid vaateid. Castello ongi nagu kindlus, jah. Wow. Vahi neid vaateid reaalselt. Madness. Ketli, tule siia korra. Me peame... oleme nii kõrgel, me peame siin korraks karjuma. Üks vend on raamatut. See on savi, sa oled ühe korra elus. Lase üks harja välja. Lase sa. Kas ei kajanud üldse? Ei kajanud, jah? Kõige haigem siin mäe otsas olles on see, et siin on haudvaikus. See on nagu täiesti vaikne. Natukene on tuult võib-olla, aga üleüldiselt lihtsalt haudvaikus. Ma olen seda vaadet vaadanud siin praegu mingi 5 minta lihtsalt Ketli kõnnib siin ringi ja vaatab. See on nii crazy minu jaoks, sest et ma tegelikult tahtsin täiega Šveitsi minna, sest ma olen näinud, et seal on haige loodus. Aga kui ma vaatan seda praegu... What? Vaat see on $1 miljoni vaadene. Mul on nii veider seda öelda, aga mõned asjad on nii palju rohkem siin elus väärt kui raha. Ja ma ütlen ausalt, et ma tunnen praegu enda hinges, et siukse asja nägemine. See on nii palju rohkem väärt kui ükspuha, mis summa, mis pakkuda. See on nagu heas mõttes haige lihtsalt. Kes on nii armas? Väike kiisu. Joo. Ja.
Nühib vastu nii jalga. Oi. Nii kartlik. Sinna, kus me muidu oleme bussiga läinud, Taormina. Me kõnnime sinna. Siin on nii lahedad taustad igal pool. Kui ma vlogin, siis on nagu lahe näha, et mingid huvitavad taustad. Me tulime sealt ja me lähme sinna. Madness. Long journey, ütleme nii. Ma loodan, et selle sidequestiga saab normaalselt X-Bed ja võib-olla mingisuguse hea heavy dropiga vaat. Kus see tee üldse läheb nagu? Kas see läheb sealt? Kas me jõuame lõpuks selle auto teema? No ei tea. Ma kardan, et me tulime valet teed. Me peame ülesse kõndima. Usalda mind. Ja busse ka enam ei liigu. Buss ei liigu enam. Esimene selle auto, mis me sööme. Kui see on üldse? See tundub nagu tavaline neets. Aga ma ei tea isegi, mis see vahe on täpselt. Esimene neets üldse selle reisil selles suhtes, et me ei ole üldse neets söönud. Me oleme reaalselt ainult. Me ei ole isegi snäkkinud eriti. Me oleme ainult nagu toitusanud ja natukene oleme snäkkinud. See on crazy. Ma ei jõudnud kaamerat enne välja tõmmata, aga mis jätsid sina võtsid? Mul on Sitsiilia, šokolaadi, piparmündi ja mandariini maitseline. Ja mis see Sitsiilia on? Ma ei tea, vist mingi pistaatsia ja mingite maitsetisega. Okei, mul on Snickers ja... Šokolaadimündi. Šokolaadimünt, jah. Nii et... Cheers. Tee first taste test. Millisest? Ma ei tea. Võta, mis sa tahad. Oota, mis sul see kolmas on, see sinine, mis sa võtad praegu? Sa võtsid sama? Mu lemmik. Sitsiilia. Mandariin. Mandariin on veider, on jah? Päris hapu. Maitse. Ma olen Sitsiiliat ka sulle. Pipar. Mandariin on küll väga hea. Mulle meeldib jah. Sitsiilia on mega hea. Vau, ma proovin Snickersit. Hakka proovida. Jaa. See maitseb nagu põhimõtteliselt nagu Snickers. Mul on siuke tunne, et münt on alati hea. Yeah. Good food. Aitäh kuulamast. Me jõudsime alla, me oleme nüüd Taorminas. Ja, varsti lähme bussi peale. Jaa. Tunnen ennast veidike veidralt, aga vaata, kes seal on. Väiksed loomad. Nii nünju. Täiega armas. Aga me ostsime reaalselt 6 liitrit vett. Me oleme kohe oma kodus. 3 liitrit. 3 liitrit, jah, sorry, mitte 6. 6 oleks heavy. Igatahes lõpuks jõudsime koju. Mis kell on? Me pidime lõpuks pool tundi peaaegu ootama seda bussi. Igatahes jalad on täiesti läbi. Megalt tore päev on olnud. Ma loodan, et teil on meeldiv vlog olnud. Homme pidi olema meil vihmane või siuke pilves ilm, et ma ei tea, kas me tripime siis homme ringi või mitte. Et võibolla chillab, vaatab, mis meil siin enam-vähem nagu oma kandis teha on. Iga hommik me ärkame siin 8:45-9. Mina ärkan varem, ma olen siin mingi kuradi 7-8 ärganud. Me käime söömas, alati nagu räiged söögid. Ja meil on reaalselt iga päev niimoodi, et me sööme hommikust, me sööme nagu korraliku portsu. Päeval me joome lihtsalt vett. Aga põhjaliselt 3 hommikusööki sööme? Jah, me sööme nagu hevilt hommikul. Omlett, võileib, pannkoogid, müsli, croissant, kooki oli, kakao, värskelt pressitud apelsima. Nagu hevid hommikusöögid. Ma üldiselt ei söö nii palju hommikul. Ma söön reaalselt mingi 2 võileiba. Ma söön 1 võileiba. See on lappes. Võib-olla 1 banaani söön ka. Võtame hommikul päikest, mingi peedrotime natukene, sätime valmis, lähme linna peale, exploorime, käime söömas 1 korra. Ongi 2 korda päevas sööme reaalselt. Siis on tagasi rändamine. Päevad lähevad nagu nii kiiresti, aga samas saab nii palju tehtud ja nii palju nähtud. Aga ma arvan, et see oli minu viimane vlog sellel tripil. Jou, Ralf tulevikus siin. Kindlasti smashige seda like buttonit ja kui veel pole, siis subscribe'ige. Ja kui te for real jõudsite siiamaani, siis kommenteerige siia video alla. Cool story, bro, või midagi sellist. Anyway, jah, suvel hakkab räigelt palju contenti tulema nii siin kanalil, gaming kanalil, Instagramis kui ka TikTokis. Ja streamid tulevad tagasi ja palju muud. Seega, ma olen väga elevil ning ma olen väga tänulik, et te tulite koos meiega sellele vahvale tripile. Olge tublid ja näeme!